Tere tulemast taas kuulama podcasti Minu ilus elu. Mina olen Heli Künnapas, olen kirjanik, kirjastaja, viie lapse ema, investor, blogija ja täna räägin teemal, et kuidas üksikemad lahutuse käigus hakkama saavad. Selline intrigeeriv pealkiri siis. Sel nädalal ma mõtlesin väga pikalt, et kas ma räägin neil teemadel, kas ma oskan ja julgen rääkida neil teemadel. Aga ma sattusin kuulama ühel öösel ühte lindistust või ülekannet, siis otseülekannet laivi ühelt ka emalt, kes üksinda kasvatab mitut last. Saan aru, et seal on mingi lahutuse teemad ja asjad juba nagu rohkem käinud ja kaugemal, aga mõte oligi selles, et ta jagas oma kogemust, kui keeruline see tegelikult on. Ja see küsimuse, et kuidas saavad sellises olukorras emad hakkama, tavaliselt emad on see, mida minult on korduvalt küsitud ja mida mina olen mitmest kohast küsinud. Ja see on see, miks ma täna nagu mõtlesin, et okei, proovime, ma räägin sellest teemast, vaatame, mis sellest saab. Ja seesama live, mida siis mina kuulasin, see oli minu jaoks nii tohutult selline jõudu ja energiat andev. Ja just selles mõttes, et ma nägin, et kellelgi on veel sarnaseid asju, sarnaseid teemasid. Ehk siis see, kui ta tunnistas, millega ta hakkama ei saa, oli minu jaoks rohkem jõuduandev, kui oleks võib-olla kõik siuksed kõned, et saa sellega hakkama, tee seda ja läheb hästi ja et sa saad hakkama, on ju. Ehk et see tunnistamine, et asjad on keerulised, oli nagu väga julgustav minu jaoks. Ja see oli ka üks koht siis, kus ma tundsin, et ilmselt ma võiks või peaks rohkem rääkima, mis nagu praegu ka minu ümber toimub. Ja loomulikult on sel nädalal siis viimastel nädalatel üks asi, mida ma olen siis näinud ka, et ma olen taas olnud suht lähedalt kõrval sellel, kui järgmised inimesed, järgmised perekonnad alustavad sellist lahutamise protsessi ja kuidas need asjad siis seal on käinud. Nii et need on kõik need asjad, mis on nagu siis mõjutanud seda, miks ma siis täna sel teemal julgen rääkida. Nii et see küsimus, kuidas saavad üksikemad lahutuse käigus hakkama? Siit tuleb kohe hakata maha võtma asju, et üksikemad. Ma saan aru, et see mõiste tegelikult ei ole õige inimeste kohta, kelle puhul kuskil on see teine lapsevanem ka olemas ja kellega ikka suheldakse. Et üksikemaks loetakse, nii palju kui ma tean, õige selle definitsiooni järgi see ema, kellel tõesti ei olegi kõrval nagu kirjas, et kes see lapse isa on. Ja siis teine asi, et kuidas nagu, ma ei mäleta, mis see teine oli, mis ma tahtsin öelda. Okei. Ehk siis seda kohta, et kuidas saavad lahutuse käigus et üksikemad ja miks ma räägin nagu emadest ainult, on see, et tegelikult saavad olla ka üksikisad, need, kes on see vanem, kes siis rohkem lapsi kasvatab. Ja nüüd üha rohkem võtavad ju minuga järjest need inimesed ühendust, kes on nagu seal, tegelevad nende teemadega. Ja päris mitmed neist on ikkagi ka isad, kes ongi see, et kes kasvatavad suuremas osas oma lapsi. Ehk et see teema, millest ma räägin täna, on see inimene, kes siis suuremas osas kasvatab lapsi. Et see on see ükstapuha, mis mõistet seal kasutada. Ma räägin üksikemadest, aga ma mõtlen selle all siis seda inimest, kes on nagu suuremas osas jäänud lapsi kasvatama. Nii et selline mõisteselgitus. Nii, seda, kuidas saavad hakkama siis need üksikemad selles lahutuse protsessis, siis ma olen rääkinud väga erinevate inimestega. Üks asi on nende inimestega, kes on seal protsessis sees, aga ma olen rääkinud väga erinevate lastekaitsetöötajatega. Ma olen rääkinud erinevate advokaatidega ja muude inimestega, kes õigusalast nõu jagavad. Siis ma olen rääkinud finantsnõustajatega, võlanõustajatega, et erinevate inimestega, kes rahateemadega tegelevad. Siis terapeutidega, psühholoogidega ja ma olen küsinud nende, keda ma lugesin, nende ametite pidajate käest, et kuidas saavad need üksikemad selles protsessis hakkama. Ja lühike vastus, ei saagi. Nii lihtne see ongi. Ehk et minu jaoks on ka küsimus minu kohta kohe, et kuidas ma peaks saama hakkama või kas ma peaks saama hakkama. Ja vastus ongi, ei peagi. See kõlab nagu lollakalt, see kõlab mõttetult, see kõlab kuidas iganes, aga samas, kui minul umbes aasta aega tagasi esimest korda lõpuks öeldi, et sa ei peagi hakkama saama,
sul on nii palju rohkem kohustusi ja seda koormat, kui ühe inimese jaoks peaks olema, nii et sa ei peagi hakkama saama. Ja see oli minu jaoks see koht, kus see hakkama saamine oli hulga lihtsam, sest mul kadus ära see hirm või mitte hirm, vaid see süütunne sellest, et miks ma hakkama ei saa. Sest ma sain nagu selle kergenduse, et ma ei peagi kõigega saama ja ma saan rohkemaga hakkama, kui ma peaksin ühe inimesena saama. Seega juba on hästi. See, mis on veel tegemata, millega ma ei saa tänase päevani kõigi asjadega hakkama, millega ma oma arust võiksin saada. Aga ma nagu tean täna seda, et see on okei. See on täiesti okei, et ma ei suuda neid kõiki asju, sest seda on lihtsalt rohkem, kui peaks mul olema. Nii et see on nagu üks mõte, mis on jah mind aidanud. Ja see on ka üks asi, miks ma jagan nii palju nagu enda teekonda, sest need inimesed, kes minuni jõuavad, on nii paljud öelnud, et nad saavad tuge sellest, mida ma olen öelnud, mida ma olen jaganud ja see on nagu väga hea. Aga mis siis hiljuti on toimunud ja kuidas on asjad läinud, on meil jällegi toimunud üks suur pööre, suur järgmine samm edasi. Ja see on siis see, et elatise kohtuotsuses on tulnud kompromissi ettepanek ringkonnakohtust. Ja see on olnud minu jaoks nagu sel nädalal järgmine selline vabastav ja hoopis uuele tasandile viiv samm. Jah, kompromissi ettepanek tähendab seda, et kohus ütleb, mis nende arust võiks olla nagu kompromiss. Ma tean, et seda ei tule esiteks praegu, on ju. Ja see ei ole otsus, see ei ole ka kohtu lõplik seisukoht, ehk tegelikult see ei ole nagu siduv mitte ühelegi osapoolele. Aga see, mis ma nagu sealt lugesin, oli see, mis oli minu jaoks vastus nii pika aja küsimustele. See võttis minult maha kõik väga pika aja ähvardused, halvustamised, et võttis selle põhjused, nagu ei ole enam nagu põhjuseid nendeks asjadeks, sest ma sain aru, et ma ei olegi loll, ma ei ole hull, ma ei ole mingisugune vastik, liigselt nõudev inimene, vaid mul on õigus. Ja mitte see, et mul on õigus nagu, et mina nagu endale midagi tahan, vaid mul on õigus selles osas, kuidas ma laste eest rääkisin. Mul on õigus küsida mu lastele seda, mida ma usun, et nad on väärt, mida ma usun, et on nende nagu õiglane asi saada nagu siis on ju. Nii et see nagu see otsuse ettepanek või kompromissi ettepanek oli minu jaoks nagu nii palju muutev, et ütlen ausalt, mul ei ole tegelikult enam vahet, mis nagu siit edasi tuleb. Ja miks ma sellest elatise teemast ka palju räägin, et ongi, miks ma ei saanud pikalt lahku minna, oli, et ma teadsin kõike, mis hakkab juhtuma siis, kui ma lahku lähen. Me olime korduvalt läinud, on ju, lühemalt lahku ja ma teadsin, mis hakkas saama. Aga see, et kas sa elad neid asju üle nagu 2 päeva, 2 nädalat, 2 kuud või siis nagu aastaid, siis see on nagu hoopis teine asi. Ehk et see rahaline osa nagu oli ka üks sellest ja ma teadsin, ma ei olnud rahaliselt võimeline lahku minema. Siis kui ma lõpuks või me läksime siis lahku, siis oleks ma tol ajal teadnud, et need rahalised otsused tulevad nagu nii pika aja tagant, ilmselt ma ei oleks siis ka julgenud seda sammu teha. Sellepärast, et tänaseks päevaks me oleme lahus elanud umbes 3 aastat. Lahutuse kohtuasi on käinud umbes 24 kuud, ehk siis põhimõtteliselt 2 aastat. Esimene aasta tegi umbes poole aastaga selle otsuse ära, aga teise astme kohtus oli see mingi 14 kuud, või on siiani, sest otsust ju ei ole, on ju. 14 kuud teise astme kohtus, ehk esimene otsus sai edasi kaevatud ja siis nüüd teine kohtu tasand siis teeb nagu otsuse, et kas esimese astme kohus tegi õige otsuse. Üks selline asi, mis ma ise tegin, milleta me poleks ilmselt täna vist siin ka, oli see, et menetluse kiirendamise taotlus. Et alles hiljuti sain ma teada,
Aga miks ma sain teada? Sellepärast, et kui ma kaeblesin selle üle, et noh, see otsus võtab nii kaua aega, mulle soovitati, et pöördu õiguskantsleri poole. Ma tegin seda. Ma küsisin õiguskantslerilt, et kuulge, et minu käest tahavad kõik kogu aeg, et ma kõik arved ära tasuks, 5 lapsele toidu ostaks iga päev, et maksaks kõik, mis neil on vaja iga päev, on ju. Aga kohtul on nagu aega teha mingisugune 2 aastat otsust, et kas ka teine vanem peaks minimaalsel tasandil nagu sellesse panustama. Ja siis ma saingi õiguskantslerilt, sain selle vastuse, et jah, et ega nad kohtumenetlust nemad ju mõjutada ei saa, aga sealt ma saingi selle nõu, et saab teha menetluse kiirendamise taotluse. Nii et kes siin kuulab ja kellel on sama asi, siis teate, aga seda saab teha, kui 9 kuud ei ole kohus teinud otsust mõjuval põhjusel või mingi mõju, no igatahes seal oli mingisugune lause veel juures. Aga see, et tähendab, et kui mõjuvat põhjust pole ja nad pole teinud, on ju otsust. Ja siis, nagu ma ütlesin, meie puhul 14 kuud on praeguseks olnud see, kui ma ei valeta. Eelmise aasta jaanuarist on ju. Jah, igatahes 14 on ju. Ja siis ma tegin selle kiirendamise taotluse ja tänu sellele siis nüüd 14 kuud hiljem tuli kompromissi ettepanek. Muidugi ma tegin sellega valesti, ma ei osanud seal ikkagi õiget asja küsida, et oleks võib-olla veel saanud nagu kiiremini, aga see ongi see, et ma teen kõiki neid asju ise, mul ei ole mingit advokaati ega esindajat, ma olen kõik asjad ise teinud ja siis nii palju ma olin rumal. Aga sellepärast ma räägingi seda, et kellel veel selline teema on, siis see ootab 14 kuud, vaid 9 kuust piisab ja sa võid teha menetluse kiirendamise taotluse. Nii, ehk siis ja tänu sellele tehti siis see kompromissi ettepanek ja seal on siis kirjas, mis oli see minu jaoks, mis nagu päästis päeva. Et põhimõtteliselt nende viimaste aastate jooksul oleks lastel olnud õigus saada elatist 13 000 eurot rohkem, kui nad siis siiani on saanud. Ja me räägime minimaalsest elatisest. Ja siis igakuiselt on neil saada õigus rohkem mingisugune 700 eurot umbes, või noh rohkem, ehk siis 1100 midagi on 5 lapse minimaalne riiklik elatis, mis tähendab, et üks lapsevanem paneb selle osa, teine lapsevanem paneb sama osa ja siis lastetoetused ja muud need riiklikud toetused tulevad selle arvestusega sellele lapsevanemale, kelle juures nad enamus ajast elavad ja see on siis selle arvestusega, et selle teise lapsevanema juures käivad nad keskmiselt aastas kuni 6 ööpäeva, nagu keskmiselt aasta lõikes on ja. Nii, ja mis meie siis teeme? Kuidas meie kompromissi arutame? Meie arutame kompromissi niiviisi, et laual on variandid, et kui lastele määratakse mitte minimaalne elatis, vaid sellest väiksem elatis, et natuke suurem kui see 400 eurot, mis praegu on, siis lapsed enam ei saa teise vanema juures käia, sest siis on rahalised vahendid otsas. Või teine variant, mida me arutame, et kui mõlemad vanemad on nii vaesed, et ei suuda seda 1100 eurot panna, siis peaks lapsed lastekodusse andma. Jah, ma arutasin siis vanemate lastega ka seda varianti, et kas nad tahaks lastekodusse minna. Nad arvasid, et nad ei taha. Noorematega ma ei hakka arutamagi seda varianti, on ju, et see ei ole okei asi üldse, mida arutada. Jah, lapsed arvasid, et järelikult ema, kas sa palun teeks siis rohkem tööd ja teeniks lihtsalt rohkem raha, et mõlema vanema see minimaalne elatis ehk see minimaalne summa, mis laste kasvatuseks vaja on, et saaks makstud. Ma siis lubasin neile, et okei, teeme siis nii, et ma siis töötan ja te saate süüa iga päev, on ju. Aga nagu see koht, et me arutame selle asemel, et teenida nagu see summa, siis me arutame seda, et kas lapsed lastekodusse panna. Millest me räägime, on ju? Noh, tähendab, me räägime sellest, kas lapsed lastekodusse panna. Ja siis ongi see, et ma tõesti vabandan kõigi inimeste ees, on ju, kes arvavad, et ma lastega seotud ja võib-olla ka endaga, aga rohkem nagu lastega seotud teemadel, et mingeid küsimusi, et kas ma ei võta liiga tõsiselt või et ma reageeri nagu piisavalt tõsiselt või ei tee piisavalt suurt paanikat või ei ole laste peale piisavalt tige mingite asjade pärast. Sest teate ausalt, kui ma arutan lastega seda, et kas nad selle 1000 euro asemel peaks minema lastekodusse või mitte, on ju, siis
vabandust, aga tõepoolest paljud teemad on selle kõrval nagu täiesti mõttetud. Lisaks, jah, ma olen lastekaitsetöötaja käest korduvalt küsinud, et kas siis mina saan ka öelda, et sorry, ma ei maksa või mul pole võimalik maksta seda minimaalset summat ja mul pole teise poole nagu summat võimalik maksta, on ju. Ehk et ma ei saa üksinda maksta nagu poole teise inimese eest, on ju, et kas ma saan käed üles tõsta ja öelda, et tead, vabandust, ei tule välja, on ju. Et kas te siis võtate need lapsed või mis saab neist lastest siis, kui ma ka tõstan käed üles ja ütlen, et ei tule välja, on ju. Lastekaitsetöötaja ütles, et ei, nad ei võta mu lapsi siis, on ju. Nii et ma tegelikult ei tea, mis peaks tegema, kui sa tahad, et su lapsed võetaks lastekodusse. Nii et selles osas ma ei oska praegu veel nõu anda. Võib-olla kunagi, ühel päeval. Ma ei tea, kus kohas ma pean ütlema, ma siin nalja teen, on ju, olen irooniline või sarkastiline, et ma igaks juhust kuskil pean ütlema, sellepärast, et muidu ma ei tea, kes mul siin ukse taga siis homsest päevast on, ju, et kui ma siin väga tõsiselt räägin. Siin on ennegi minu nendest ülekannetest või blogipostitustest läinud asju kohtusaali otse, nii et eks ma siis olen valmis. Miks ma seda kõike jagan, on ju, ongi see, et nüüd ma olen kõrval teistel naistel, mitmetel, kes tegelevad lahutamisega, laste jagamisega. Ja mis ma tahan öelda, et te ei ole üksi. Keegi meist ei ole tegelikult üksi. Ja samas me oleme kõik üksi. Eelmine nädal oli päris keeruline ja mis eelmine, siiamaani on ja, et päris keeruline sellepärast, et ma nägin kõrvalt väga lähedalt järgmist Pantvangi draamat. Täpselt sellist, kus üks lapsevanem otsustab, et ta lihtsalt karistab teist lapsevanemat, kes tahab lahku minna, selle eest, et ta tahab lahku minna. Ja kuidas see käib? Laste kaudu. Aga me räägime väikestest lastest. Me räägime alla 10-aastastest lastest, on ja. Ja ongi see, et ma ei anna sulle last, on ju. Ja siis mõeldakse välja, ma ei tea, mis asjad. Ja mõeldakse, et ma karistan teist lapsevanemat sellega. Jah, õnneks tänasel päeval on seal ka pädev lastekaitsetöötaja vahel ja muud vajalikud inimesed, on ju, kes kõrvalt saavad seda suunata. Aga mida ma ka nägin jälle seda, et ma saan anda nii-öelda õiget ja õiglast nagu abi ja tuge sellistes olukordades ja nõu, aga tuge selles mõttes ei saa, kuna ma tahaks öelda, nii, kuule, sa teed selle ja saad selle asja korda, on ju. Aga teine naine ei saa seda teha, kui ta ei ole ise selles kohas, et ta on valmis seda tegema. Ühelt poolt ma väga tahaks, et mulle tuldaks või oleks 3 aastat tagasi tuldud ütlema või 4 või 5 aastat tagasi neid asju, mida mina täna tean. Ma oleks tahtnud, et mul oleks olnud kõrval inimene, kes oleks neid asju jaganud, mida mina näiteks blogiski jagan või oma sotsiaalmeedias, sellepärast, et see oleks aidanud päästa mul meie lapsi nendest paljudest kogemustest. Teisalt tegelikult ma ei oleks saanud kasutada kogu seda nõu, kui ma ei olnud ise nagu valmis seda tegema. Kas või see, et öelda, et nii, kui sul nagu teine lapsevanem võtab lapse ära ja jätab kuskile vanaema juurde, ise läheb minema, siis jah, sul on õigus minna politseiga ukse taha ja öelda, et palun anna mu laps tagasi. Ja kui sul vanaema istub seal nagu ukse peal, ütleb, mine minu kodust mine minu territooriumilt minema, aga sinu laps on tema käest pantvangis reaalselt, on ja ta ei anna sulle sinu last tagasi, kuigi teil on kokku lepitud, et see on sinu aeg lapsega, siis ei, sellel vanaemal ei ole õigus seda last seal pantvangis hoida. Ja päriselt on sul õigus politseisse helistada ja abi küsida. Aga see, et nagu mina võin seda öelda, aga kui inimene ei ole valmis nagu võtma telefoni ja ütlema, et me lahutame, meil on siuke keeruline asi, on ja mulle ei anta mu last kätte, kuigi on minu aeg lapsega, me oleme kokku leppinud, meil on allkirjastatud dokument selle kohta, me oleme kokku leppinud selle, on siis ma ei saa kõrvalt midagi teha selle jaoks. Ja see on hulga keerulisem, kui ise seal sees olla. Mitte, et nagu ise oleks väga lihtne olla, aga ise ma tean, et mul on nagu võimalus midagi teha. Kõrvalt ma tean, et ma pean tõmbama kõrvale, ütlema, et selge, ma annan sulle nõu, ma ütlen, mis on võimalikud variandid, mis on su õigused, aga sa pead ise nagu endas läbi käima selle koha, et sa oled valmis seda tegema ja päriselt ühe või teise sammu käima. Või kas või see sama kohtusse minek on ja kui palju mu käest on küsitud kohtusse mineku kohta.
No kuna meil on nagu, me oleme tõesti kõik asjad läbi kohtunud käinud ja paljud asjad on veel otsusel, on hooldusõigus on ainukene, mis on lõplikult käidud ja samas see on ka uuesti otsapidi seal kohtus, on ju. Ehk siis kogemust on ja mida siis nagu küsitakse, nagu esimene asi ongi see, et ei julgeta minna, sest äkki ma teen asjad hullemaks. Tead, kui su vastas on inimene, kes ei ole valmis sinuga läbi rääkima ja sa saad aru ju, et ta kiusab sind. Kui me võtame, praegu on sotsiaalmeedias hästi palju need lühiklippe on ja ma olen hakanud jälgima erinevaid kontost ja muudkui mul jooksevad ette need ja see nartsissistlik co-parenting ehk nagu kaasvanemlus on ju. Näiteks see on üks nagu märksõna, mis sa saad sisse panna, kui sa saad nendest videodest teada, et nagu kõik need sümptomid lähevad paika. Sa võid üritada palju tahes. Aga esimene asi, mis nagu sinuga tehakse, ongi see, et sind hakatakse hirmutama, et kui sina nüüd mingi käigu teed, siis sinult võetakse lapsed ära, siis sina ei näe neid enam kunagi, siis sind ennast tõmmatakse alla, siis sina oled, noh, et sa ikka kardaks, et sa hakkakski uskuma, et sa oledki mitte midagi, sul ei ole midagi, sul pole mingeid õigusi. Ja see on esimene samm, mida sellised inimesed teevad, et sind nagu maha tõmmata. Väike reklaami hetk vahepeal, ma olen kirjutanud raamatu, et see ei ole sina. See on nii-öelda lühiromaan, peaks olema romantiline lühiromaan ja siin on romantikat ka natuke, aga sellised teemad nagu see algus, see lahkumineku algus on nagu selles raamatus, see ei ole sina, on hästi ilusti sees. Miks ma julgen seda öelda, et need naised, kellest ma siin nagu räägin mitmetest, paljud on see raamat, mis paljud, need kõik on selle raamatu läbi lugenud ja paljud neist on tulnud mulle tagasi ütlemagi, et see on olnud raamat, mis on ka neile andnud sellist julgust ja selle oskuse jalg maha panna või julguse jalg maha panna ja öelda, et nii, ma nüüd hakkan tegutsema sellepärast, et ma näen, et mu laste ja minu vaimse tervise ja heaolu eest ei muretse keegi teine. Kui mina seda ei tee, siis ei ole kedagi teist, kes seda teeks, on ju. Ehk et see ei ole sina, ma tean, et see on peegelpildis teil siin, on ju, aga et see on nagu üks koht, mida saab nagu, kui sa näed, et keegi on sellises olukorras või sa ise oled, kus saab nagu pihta hakata. See ei ole siuke nagu päris veel õpik, et sa võtad ja sa nagu õpikuna teksti ette, aga sealt saab nagu ka sellist julgust. Nii, ehk see mõistmine, et sul ei ole teist varianti, kui tegutsema hakata, see on väga-väga tähtis. Selleks võib minna nagu, see võib minna keerulist teepidi, ehk et sa saad mingid siuksed laksud lõpuks, et sul ei ole lihtsalt võimalik nagu silmi kinni panna. Aga samas ma räägin oma kogemusest, et isegi kui sa tunned, et sul pole võimalik silmi kinni panna, siis see ei tähenda, et sa ei annaks uut võimalust ja uut võimalust. Ja mille arvelt see tuleb? Sinu enda, sinu enesekindluse, sinu eneseväärikuse ja sul laste ja enda vaimse tervise arvelt. Ehk et see minna kohtusse ei saa olla hullem kui see, et sa aastaid annad uue võimaluse ja muudkui proovid on ja katsetad. Tegelikult sa saad päris varakult ju aru, et see on see koht, kus tegelikult ei ole enam läbirääkimisi pidada, kust ei tule läbirääkimistest mingeid vastuseid, ei tule kokkuleppeid. Kui sa lähed, kui käite koos ära lastekaitses, perelepituses, kuskil sellistes kohtades ja kui sulle öeldakse ka sealt on ja, et siin ei toimu läbirääkimisi. Kui üks pool on täiesti niiviisi, et selle kohta öeldakse, et ta ei ole nagu kuidas sa oled vaimselt lahti lasknud või vaimselt lahutuseks valmis või vaimselt lahutatud, et siis sa ei saa nagu üksinda neid otsuseid teha, kui mõlemad pooled ei taha seda teha. Vahet polegi lõpuks, mis see küsimus või teema siis on seal, on ja. Ehk siis, miks on kohus hea? Kohus ongi see, et isegi kui sulle ka lõplikult nagu 100% see otsus ei meeldi, sa saad otsuse. Kõik need asjad, millega sind hirmutatakse, ähvardatakse, siis sa saad sealt vastuse sellele, et tegelikult paljud neist ei ole okei. Paljud neist ei lähe kunagi täide, on ja. Kui palju olen mina kuulnud sellest, et ma lastest lõplikult ilma jään? Ja noh, kuna ma olen nii halb ema, ma olen kõike valesti teinud, mul ei ole mingeid võimalusi. Ma ei saa hakkama, on ja. Kõik need... Kõik, mis mu kohta on nagu öeldud, räägitud, seda on väga palju, aga mõte on see, et
ma olen halb ema, mul ei peaks lapsi olema ja ma olen igatpidi halb inimene ka on ja peale kõige muu. Ja siis on sul kohtuotsused, mis ütlevad, et tegelikult sa ei olegi loll, saamatu ja rumal on ja. Ja see on see asi, mis sa nagu saad sealt kohtust. Pluss, et kohtus on sul selle juhtumiga peab tegelema, kui me räägime laste hooldusõiguse jagamisest ja ka elatises vist on see, et lastel on advokaat, laste kaitse on seotud sellega, sul on kohtunik ja siis kui sa ise võtad veel juristi, siis on see ka on ja, aga sul on nagu mitu inimest, kes tegelevad selle asjaga, nämmutavad läbi, võib-olla on perelepitaja, et nagu meil selle hooldusõiguse ühe küsimusega oligi, et saadeti perelepitaja juurde. Jah, perelepitaja ei tee midagi, kui sul mõlemad pooled ei taha ja mõlemad pooled pole valmis otsust tegema, siis ongi jälle perelepitaja poolt on kõik, ta ei saa nagu imet teha. Ehk siis see on hulk inimesi, kes arutab selle asja läbi ja kui see tundub ka algul hirmus, siis tegelikult kui sa kuuled seda, et ka teised ütlevad, et need asjad, millest sina aru saad, ongi ka nende arvates nii, siis see on tegelikult hoopis julgustav. Ja selle teisele poolele ka vahest ongi vaja, mitte vahest, vaid sellest on nagu palju kasu, kui keegi teine väljapoolt ütleb, et kuule, tegelikult sa ei ole asjast saanud aru nii, et see on ka, et kuidas see lastele ka kasulik on, on ja. Et kõik need lastega seotud teemad, seal on number 1 asi, et mis on lastele parim variant, mis on laste jaoks kasulik. See, et keegi hoiab nagu pantvangis laste jutuga, et süüdi nagu see teine vanem veel, et teine vanem on teinud ma ei tea mis asju ja see annaks nagu põhjenduse ühte last pantvangis hoida. See ei ole okei. Mul ei ole nagu isegi rohkem sõnu selle kohta, et see ei ole okei. Aga asi on selles, et see juhtum, mida mina ka nagu näen või et see ei ole üks juhtum, mida ka mina tean. Aga see tähendab seda, et neid ümber on küll ja küll. Ja see on hirmus. Aga nagu siin hiljuti oli üks asi, mida nagu ka üks suunamudija tegeles sellega, et korjata taolises olukorras inimese raha on ja siis tema ütles ka, et juba talle hakkasid selle peale väga paljud kirjutama, kui paljusid juhtumeid nemad ka veel teavad. Ehk et me ei räägi 1-2 juhtumist, me ei räägi 1-2 lapsest. Ma ei leidnud seda statistikat enam üles, aga ühel hetkel mul jäi ette statistika, et 10 000 last on need, kas nad ootasid elatise kohtuotsust või nad ootasid elatise makse, ma ei mäleta enam kumb oli, aga see number oli 10 000 last. Ja siis oli samal ajal liikus jutt, et kas 11 000 last sündis meil eelmine aasta on ja umbes sinna kanti ja et seda on vähe. 10 000 last ootab seda, et mõlemad vanemad tasuksid minimaalse summa, mis lastel on elamiseks vaja. See ei ole okei, seda on palju. Ei, meil pole ühtki last Eestisse rohkem vaja, kui tegelikult me ei saa tagada, et lapsed saavad minimaalse elamistingimused. Riiklik miinimum, elatise miinimum, jah, tundub suur summa on ja. Aga kõik, kes lapsi kasvatavad, teavad, et see ongi suur summa, mis läheb, et lapsi kasvatada. Kindlasti saab ka on ja odavamalt. Aga see koht, et see minimaalne summa ei tule õhust. Riiklik elatise miinimum ei ole õhust välja nuputatud, et kuule, paneme selle summa siia on ja. Kui me räägime sellest, et ei peaks maksma minimaalset elatist, siis peab olema mõlemal lapsevanemal õigus öelda, et vabandust, poes mina ei saa maksta kogu summat, sellepärast et see on liiga kallis. Kui mul on 5 last on ja, ma ei ole valmis maksma kogu toidu eest, sest see on liiga palju raha on ja. Nii. Kui mul ei ole sellist õigust, siis ei saa olla, et teisel lapsevanemal on õigus öelda, et mul ei ole seda raha on ja. Minimaalse elatise puhul me ei räägi sellest, et käiks mingitel soojamaa reisidel on ja nii edasi on ja. Kõik vähemalt neist on ja ei käi. Okei, aga igatahes ma räägin kõigist asjadest korraga, aga mõte ongi see, et need kõik ongi seotud sellega, miks nagu ongi keeruline naistel, enamasti naistel siis lahkuda. Ja kui ma räägin elatist ootavatest lastest või elatise otsust, siis seal kõrval on veel hunnik lapsi ja nende vanemaid,
kes ei ole läinud ära suhtest, kus nad peaksid lahkuma. Ja nad ei lähe selle sama pärast, et kui mina ütlen siin, teate, mul on 3 aastat lahus ja 3 aastat käib mingisugune andmine ja see ei ole läbi. Oleks keegi mulle 3 aastat tagasi öelnud, et see kestab vähemalt 3 aastat, ma ei oleks julgenud seda teekonda ette võtta. Alustades sellest, et kui ma tulin lastega 2 aastat tagasi Tallinnasse, siis ma uskusin, et siinse elamise kulud vähemalt osaliselt saan ma tasutud sellest, et me saame maja müüdud. Seda ei ole juhtunud tänase päevani ja tänasel päeval ma juba tean, et ilmselt ei tulegi sealt majast väga midagi. Ja või siis seesama, et näiteks ma uskusin, et elatise otsus tuleb niiviisi, et ma mingi osa kuludest on ju saan ikkagi teiselt lapsevanemalt ka, sest meil on olnud vahepeal perioodi näiteks, kus ma olen üksinda 100% lastega olnud mingi 5 kuud järjest on ju, et 5 kuud lapsed ei saa teise vanemaga kokku. Jah, nüüd on nagu põhimõtteliselt toimib suhtluskord, mis on mitu korda kohtust läbi käinud ja seejärel põhimõtteliselt toimima saanud. Oleks keegi mulle öelnud, et see kõik võtab nii kaua aega, ma ei oleks julgenud seda ette võtta. Ja see minu jagamine võib ühelt poolt nagu hirmutada ja öelda, et hirmutada nagu neid, kes mõtlevad, et tahaks selle sammu astuda, tahaks lahkuda suhtest, mis ei toimi. Nii et palun vabandust, kui ma teid ära hirmutan, aga teistpidi see on realistlik, on ju. Siis sa jällegi saadki olla valmis selleks, mis on tulemas ja see ei tule üllatusena, sest minu jaoks oligi algul see tuli üllatus, et sellega läheb veel aega, sellega läheb aega. Ma mõtlesin, ma pean vastu pidama mingisuguse kuu või 2 või 5 kuud, on ju. Ja kui ma sain teada, et veel tegelikult aasta aega, on ju, oled sa kuskil õhus asjadega, siis sel hetkel see oli nagu selline, mis nagu ehmatas, lükkas tagasi. Oleks ma selleks valmis olnud, võib-olla see ei oleks nii hull olnud. Ehk siis tasub teada, et see lihtsalt võtab aega. Ja ma hakkasin sellest raha kogumisest rääkima, et ega minu käest ka ju tihtilugu küsitakse, et kuidas me saame aidata, mis saab teha. Aitamisega on selles mõttes keeruline, et tegelikult ei ole ühtki inimest, kes oleks valmis olema sellise pere kõrval ja päriselt aitama kõiges, mis on vaja. Lapsevanematena tuleb meil ise nagu teha ära, jagada ära ja otsustada ära asjad, mis on meie lastega seotud. Seda ei saa keegi kõrvalt lõpuni teha. Ja ka räägime samadest kuludest rääkides, keegi ei saa teha seda on ju lõpuni. See tuleb lapsevanematel endal ära teha. Või siis leida võimalus on ju. Ehk et jaa, on käinud ka nagu minuni jõuavad ka tihtilugu inimesed, kes küsivad, kuidas saab aidata, aga ma tean juba, et nad ei ole keegi valmis tegelikult tegema seda, mida vaja oleks. Nad pole valmis nii kaua tegema, mida vaja oleks. Ehk et jaa, ma ka tihtilugu ei võtagi abi vastu või siis ma püüangi nagu öelda mingi väga konkreetse asja või mingi väga väikse asja. Sest lihtsalt inimesed ei kujuta ette, mida see kõik tegelikult tähendab, kui palju see võtab aega ja energiat ja igalühel on enda elu ja enda teemad on ju. Et see, et sa võtad kõrvalt ja hakkad tegema kellegi asja, nagu ma ise ütlesin ka, et jaa, ma saan nõustuda, ma näen kõrvalt, ma saan jagada oma teadmist, aga tegelikult ma ka ei saa seal teha neid asju, mis vajavad otsust, mis vajavad konkreetset sammu. Seda saavad teha need inimesed, kellel on see õigus. Needsamad lapsevanemad, kelle lastest me räägime, kelle pere jagamisest, kelle pere nagu lahutamisest me räägime. Et nemad on need, kes saavad teha neid asju. Mina ei saagi teha, mis tähendab, et sellest pole ka kasu, kui ma nii-öelda astun sinna ja ütlen, ma tulin nüüd appi ja ma siin tean ja ma oskan. See ei ole see, on ju. Mul tuleb endal või sellel inimesel, kes on seal sees, tuleb endal nagu välja kaevata ennast sealt ja teha neid asju, on ju. Ehk siis, aga mida saab teha, on ju, ongi näiteks, et mõista seda, et see protsess võtab kaua aega. Kui ma jälle enda peale mõtlen, et kui sa võtad kas mingid sõbrad, töökaaslased, mis iganes inimesed mu ümber, seesama mõistmine, et see asi võtab kaua aega, sellest on juba palju kasu. Kui palju ma olen näinud enda kõrval ka neid väsinuid, kes nagu, isegi kui ma ei kaeble kogu aeg, ei räägi neid teemasid, kes näevad, et kui kaua see asi kestab ja kes väsivad mu kõrval ära enne, kui mina väsin. Ja siis ongi see, et aga kellele ma lähen nagu siis toetuma, kui ma tean, et tegelikult inimesed väsivad ära kiiremini, kui mina seda enne teen. Siis mis on veel, et kuidas toetada sellises olukorras olevaid inimesi, olgu see ema või isa on ju, et ära anna katteta lubadusi.
Kas või seesama lubadus, et ma olen alati sinu jaoks olemas, sa võid mulle alati helistada, kas või see, et võid helistada, rääkimata muudest. Kui sa ei ole valmis seal alati olemas olema, siis ära anna neid lubadusi. Mina ise ei ütle kellelegi, kes minu käest nõu küsivad, ma ei ütle mitte kellelegi, et helista mulle igal ajal või ma olen su jaoks olemas. Ma tean, et ma ei ole. Ma tean, et ma ei suuda seda, ei emotsionaalselt ega ajaliselt. Ma ei suuda seda teha, mis tähendab, et ma ei ütle seda. Ehk see on nagu üks mõtlemiskoht, et kui sa tahad kedagi aidata, siis ole aus selles suhtes, et palju sa üldse oled valmis tegelikult aitama, kui palju sind on olemas tema jaoks ja ära anna lubadusi, mida sa ei suuda täita. Sa võid anda lubadusi inimesi, kellel sellest ei sõltu midagi, aga sellised inimesed nagu mina ja need, kes tegutsevad aastaid sellises nii-öelda kriisisituatsioonis, meie jaoks on iga samm see, et kas ma nüüd ujun või upun. Nii. Ehk siis see, et kui sa nagu ütled, et näed, siin on see kõrs, on ju, aga viskad selle 3 meetrit must liiga kaugele ja ma ei suuda sinna välja ujuda, siis pigem ära viska, on ju. Seepärast, et kui ma tean, ma pean ise kaldani ujuma, mitte ainult selle kõrreni, siis ma ujun sinna välja. Aga see, kui ma annan nagu selle pinge nii-öelda lahti liiga varakult, siis ongi see, et siis ma lihtsalt upungi, on ju. Või siis toetamine veel, et kuidas veel toetada, et nagu ma rääkisin, see raha korjamise aktsioon, jah, väga tore, kui keegi, üks inimene ühele inimesele korjab raha, aga seda raha, nagu ma ütlesin, et sa ei tea, kaua sul kestab see protsess, on ju. Sa mõtled, et sul läheb vaja mingisugune 1000 või 2000, kui see on ära kasutatud, mis keegi kuskil korjas sinu jaoks, aga sa ise ei ole nagu teadlikult valmis, et see on pikaaegne auk, kuhu sa pead panema, kus sa pead nagu välja kaevuma, siis ei ole valmis, sul on seda järgmist 1000 vaja, varsti veel järgmist 1000. Ehk et kui sa ei ole vast esimest 1000 ise on ju pidanud kokku kaevama, siis ega sa neid järgmisi ka ise ei kaeva, on ju. Aga see tähendab, et see auk läheb üha suuremaks, et sa pead ise nagu tegutsema. Ma ei ütle, et ärge keegi aidake kedagi. Loomulikult mul oleks ka hea meel, kui keegi tuleks ja maksaks kinni kõik asjad, mis on vaja ja siis oleks olemas ja toetaks ja mis iganes. Loomulikult ma võtaks kõik selle vastu, kui see päriselt olemas oleks, on ju. Aga kui seda ei ole, siis ma ei taha, et mul jääks see teekond lahti, selle perekonna lahti harutamise teekond, lastele stabiilse kodu pakkumise teekond. Ma ei taha, et see jääks pooleli sellepärast, et need inimesed, kes lubasid aidata, enam ei aita, on ju. Ehk et ma saan nagu ikkagi ainult ise vastutada selle eest, et lõpuks see teekond jõuaks sinna, kuhu ta peab jõudma. Nii et see on see, mis ma nagu mõtlen, et seesama kala ja õnge teema on ju, et ära anna kala ainult, vaid sul on vaja anda õnge. Ja kõige lihtsam asi, kuidas saab toetada, näiteks minu puhulgi, osta tooteid ja teenuseid on ju, mida pakuvad need inimesed, keda sa tahad toetada. Sest minu puhul ka ei ole ma ei näe nagu, et keegi peaks tulema mingit raha pakkuma midagi, aga see, mida mina teen, on minu töö. Kirjutan raamatuid, kirjastan raamatuid ja see on see, mis nagu on see, mida ma jätkuvalt pakun selle kõrvalt, et ma seda teekondaga käin. Ja kes vähegi tahab on ju kuidagi toetada, siis saabki seda teha, et lähedki, võtad kirjastuse lehelt on ju mingi raamatu, mis sa tahaksid ja tellid selle on ju. Et see on see, mida saab teha, kui sa päriselt tahad teha. Ja minu puhul on nagu jah, selles mõttes lihtne, aga kui sa tahad keda iganes teist naist sellises olukorras toetada või siis meest on ju, siis ongi see, et leia see viis, kuidas tema saab sulle midagi anda vastu ja siis tasud selle eest. Jah, minu juures on käinud ka erinevad minu juurde tulnud või minu juures käinud või minu juures käinud selle jutuga mitmed erinevad mehed, et nad toetaks mind, tuleks koliks mu juurde, toetaks mind. Sellepärast, et mul on nii raske, on ju. Sel nädalal ma sain vist, ma arvan, et ühe parima komplimendi, mis ühelt poolt on siuke kurvastav ja hirmutav. Ja see on siis see, et mehed kardavad mind, sellepärast, et ei ole väga palju naisi, kes üksinda 5 lapsega maalt tuleks linna ja siin veel ellu ka jääks, on ju. Ja et see pidi nagu mehi hirmutama. Et ühelt poolt see on nagu kurvastav, et selles mõttes, et nagu mul valikut oleks. Et kui mul oleks valik, et ma olen selline õrn ja lendlev, ma ei tea, miukene siin liblikana lendaks, oleks lihtsalt ja naudiks. Väga hea, ma teeks seda, võib-olla äkki mingi aeg on ju.
Aga kui mul pole seda valikut, on ju, siis loomulikult jah, ma olengi see, kes teeb selle ära ja okei, siis tuleb mind karta järelikult, on ju, kui see nii hirmus tuleb karta, aga tegelikult ma võtsin seda ikkagi komplimendina, et see, et ma nagu olen hirmus, see on see elu, kus mina hetkel olen ja ma arvan, et siit ei saaks nagu välja, kui ma oleks teistsugune. Ja siis jah, et need mehed, et need, kes on käinud selle jutuga, et kuna mul on nii raske, siis tuleb minu juurde sisse kolida, et noh, ja siis aidata rahaliselt on ja no kuidas iganes veel. Teate, sellises olukorras, nagu mina olen, siis mul ei ole vaja, et keegi mu kõrval oleks lihtsalt sellepärast, et ma raha saaks või siis, et ta toetaks mind nii, kuidas tema tahab toetada. Ma olen tõesti praeguseks töötanud ennast nii kaugele, et ma saan olla kellegagi koos sellepärast, et ta tahab minuga olla ja mina tahan temaga koos olla. Mitte sellepärast, et mul oleks vaja raha, mida ta siis saaks anda või et mul oleks vaja, et keegi oleks olemas nagu lihtsalt keegi. Siin tulebki see, et kas ma tahan olla kellegagi või ma pean ja vajan, on ju. Ma ei vaja, et olla kellegagi koos enam. Ma ei vaja neid asju, mis saab kelleltki, on ju. Ehk et see on see, kuhu ma pidin jõudma nende aastate jooksul. Ja see on see, miks ma sain lahutada, on ju, sest ma hakkasin üha rohkem minema sinna, et ma ei vaja, et keegi mu kõrval lihtsalt oleks olemas. Ja see ei ole lihtne teekond ja ma ei ole jõudnud sinna, kus ma tahaksin jõuda sel teekonnal, aga ma liigun seda teed ja ma loodan, et ma nagu lõpuni välja vean ja lõpuni nagu välja jõuan. Aga jah, see teeb kindlasti minuga suhtlemisega hirmutavamaks, sellepärast et ma saan valida seda, et miks ma olen inimestega koos ja see ei tähenda ainult mingi meestega suhteid, vaid see tähendab nagu üldse inimestega suhteid. Ja see tähendab seda, et ma valin mitte olla inimestega, kes mind tõmbavad alla mu tegutsemises või siis noh, kõiges on ju, kes mõjuvad niiviisi, et nad ei peaks minu elus ja minu ümber olema. Seepärast, sest mul ei ole vaja nagu jah, lihtsalt, et oleks keegi olemise pärast, mul ei ole seda vaja, on ju. Et see vajan ja tahan, et see on nagu muidugi, et mis see nagu teeb, et kui ma nüüd, ma olen hästi konkreetseks ka läinud, on ju, ma suudangi öelda, ma tahan seda. Ja mis on esimene küsimus? Kas sa oled egoistlik ja sa oled nagu tahad, on ju, et sa tuled oma soovidega hästega. Ma teen mõlema ja kõigi jaoks nagu elu lihtsaks, kui ma ütlen, mida mina tahan. Mul ei ole seda vaja, mis tähendab seda, et okei, kui see ei sobi nagu mõlemale poolele, siis ei ole vaja, on ju. Aga mul on vaja nagu seda vastust ja selgust, on ju, et kuidas asjad on. Ja see on see, mida on vaja praeguses eluetapis. Võib-olla on mingeid aegu, kus nagu selline ebakindlus ja selgusetus on okei ka minu jaoks, aga praegu ei ole see aeg. Just selle kõige pärast, mida ma olen siin juba, ma ei tea, üle 40 minuti rääkinud. Ma tean, et see tänane jutt tuli selline segane, hüplev ja teiselt poolt ma tean, et kuskil on inimesed, kellel on väga vaja kuulda praegu neid asju, mida ma rääkisin, sest need lihtsalt tulid praegu niiviisi, on ju. Kui me räägime uuesti sellest algusest, et kuidas üksikemad lahutuse käigus hakkama saavad ja ei saagi ja samas saavad, sul ei ole varianti, sa saad hakkama. Jah, see ei ole nagu võib-olla see ideaal, kuidas sa ise tahaks hakkama saada või sama, kui me võtame lapsi, et mu lapsed kindlasti ei ela elu, mida ma tahan, et nad elaksid ja mida ma arvan, et nad ideaalis võiksid elada. Aga samas ma tean ka, kus nad ei ela. Ma tean, millist elu nad ei ela ja mina olen seda teinud. Ma olen endale selle eest tänulik. Ma kiidan ennast selle eest. Ma tunnustan ennast selle eest, kust ma olen läbi käinud, kui palju ma olen nagu vastu pidanud. Jah, ma ei tea, kaua see kestab. Aga oma lapsi lastekodusse ei saada hetkel veel. Et see on nagu fakt. Nii, ma tõmban tänaseks otsad kokku, sest see jutt oli selline, nagu ta oli. Ja ma usun, et järgmisel nädalal ma olen sinu ees juba lubatud ajal ehk neljapäeval. Aga siin on siis nüüd paari nädala kokkuvõte ja mõtted, et sa võid mulle kirjutada, kui sul on mulle midagi öelda, sa võid kommentaaridesse kirjutada, kui sul on midagi avalikult öelda. Kui see ka on see, et sa pole minuga nõus, palun väga, kirjuta. Ma jään ellu. Nii on. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja järgmise korrani. Tšau.